Tere päevast! Tere ja tere tulemast uude kalendriaastasse ja vaatame, mida siis uus aasta on toonud. Uus aasta on toonud meile päris palju uusi geopoliitilisi pingekohti või mõttepunkte, et lisaks Ukraina sõjale on meil siis Venezuela presidendi nii-öelda röövimine, siis on Iraanis rahutused ja ega Gröönimaagi on oma osa saanud, et päris põnevad ajad ühest küljest. Aga ütleme niimoodi, et ega see ei ole ainuke asi. Tegelikkuses me ikkagi vaatame fundamentaalsed näitajad, ehk et me peame ikkagi oma nii-öelda köögi poolele selle osas jääma, aga need mõjud me saame igalt poolt mujalt ka. Ja võib-olla nüüd tulemegi äkki siia selle pärast, et Usta raport oli eile. Et Marge, oskad sa täpsemalt öelda, mis mõjud siis sealt tulid? Ja saamegi kohe tegelikult aastat alustada siis uute raportitega, et igakuiselt siis Usta annab välja siis raporti, et kui palju siis mingites kultuurides mingid muudatusi on globaalselt, eks ole. Ja nüüd jaanuari raportit vaadates siis hakkame siis niisust peale. No ütleme siis niimoodi, et tegelikult ühtepidi turg nagu ju teab, palju on saaki koristatud, eks ole, aga nüüd pandi ka tegelikult need numbrid nii-öelda siis raportisse. Ja muidugi, mis on tekitanud viimastel kuudel väga palju sellist teemat, on ikkagi Argentiina. Seda me oleme juba siin paar viimast saadet ka rääkinud, et Argentiina saaki just oodatigi siin just november-detsember, siis kui Argentiina koristas. Ja pikalt oodati, et mis kvaliteet sealt tuleb, eks ole, ja kui palju seda saaki tuleb ja kogu aeg tuli infot, et saagikused väga kõrged, palju rohkem saaki kui algselt prognoositud ja ka see kord siis tegelikult tõsteti just Argentiina nisusaaki ja praegu ka väga paljud ikkagi ütlevad selline tugev 27 miljonit tonni Argentiinast nisu siis tuleb ja see tähendab kuskil siis 3 miljonit tonni rohkem kui algselt prognoositud ja see sai ka siis Usta raportisse. Kui me vaatame üleüldiselt globaalselt, siis täna saame öelda, et nisu siis 25. saagi osas on tegelikult ametlikult 41 miljonit tonni rohkem kui siis eelmisel aastal. Ja nagu ma mainisin, siis tõstetigi sellel kuul siis just Argentiina arvelt ja ka tegelikult Venemaa arvelt. Kui me nüüd mõtleme korraks hooaja alguse peale tagasi, kui palju oli spekulatsioone selles osas, et kui palju sealt ikkagi Venemaalt nisu tuleb, äkki on -10 miljonit tonni ja nii edasi, aga täna oleme jõudnud sellesse seisu, et nisu saak Venemaal on lausa ikkagi vaatad selline 7-8 miljonit tonni rohkem kui siis eelmisel aastal ja loomulikult kogu pildis saame öelda, et tegelikult kui ikkagi ühes kuus tõstetakse üle 4 miljoni tonni siis saaki ja laoseise tõsteti tegelikult ametlikult, laoseise siis selle hooaja lõpuks 13 miljoni tonni võrra. No loomulikult turg sellele kohe reageeris langusega ja eile õhtul me nägime ka nii, nagu raport välja tuli, Matif ka kohe siin 2-3 euri alla langes. Ehk see tähendab seda, et me sõidame tegelikult uude saaki sisse suurte laoseisudega, mis tähendab omakorda seda, et selleks, et uue saagi hind nüüd võiks tegelikult meie põllumehe jaoks oluliselt paremaks minna, siis peaks ikkagi väga palju juba juhtuma põldude peal, mis täna on nii-öelda siis kevade ootel. No just nimelt, et sellepärast me vaatame ka, et neid laolõppe just, eks ole, et okei, me teame, mis saak on, aga et kui palju ikkagi prognoositakse siis laojääke, sest need, nagu sa mainisid, jäävadki ju lattu ette, et need on vaja realiseerida. No hea uudis on ka tegelikult natukene, et kuna hinnatasemad on ikkagi tulnud nüüd ajaloolistele tasemetele, saaki on palju ja võib-olla kui positiivne võime öelda siis meie regioonile on see, et tegelikult Argentiinas tuli küll kõvasti nisu, aga kvaliteedi mõistes ikkagi nagu madalama proteiiniga. See on hoidnud natuke Euroopa nisuga nii-öelda hinda. Täpselt nii. Euroopas tegelikult just vastupidi väga hea protein, ilus toidunisu, Eestit me ei saa siia sisse arvestada, aga üleüldiselt andis see nagu Euroopa nisule võimaluse siis realiseerida ja tegelikult ongi viimasel ajal ka päris palju tegelikult kaubeldud. Et kui me vaatame nii-öelda, kui aktiivsed on olnud näiteks poolakad, sakslased on eriti praegu aktiivsed, müüvad väga kõvasti hetkel, kuigi sakslased
naftast on vaja veel välja saada kuskil sinna 2 miljonit tonni. Neil on ka väga suured varud, kuid on hakatud müüma just sellepärast, et on võimalus täna hetkel nii-öelda siis realiseerida. No täpselt nii. Ja hinnatase praegu ostjatele on enam-vähem nii-öelda talutav, et kui me vaatame Vene nisu hinda, siis see on kuskil seal $220 ja kui vaadata Argentiina nisu, noh, see on muidugi kõige odavam, et Argentiinast tuleb seda palju ja see on mõned osa dollarid siis odavamad. Noh, Euroopa nisu, kuna kvaliteet on jälle hea, et selle võrra on ta ka kallim, et täna Euroopa nisu on kuskil seal $236–237. Et noh, tegelikult jälle saame öelda, et Euroopa põllumees hetkel saab võrreldes siis nii-öelda võib-olla teiste riikidega paar eurot rohkem siis raha. Ja noh, mis veel võib selle USDA raporti kohta siis öelda, et noh, kui me juba globaalselt nisust rääkisime, noh, et ega Euroopast ka tuleb ikkagi üle 20 miljoni tonni nisu, seda nagu ei muudetud, aga noh, ikkagi nagu me mainisime, siis ka Euroopa peab saama siis nisu eksportida. Ja muidugi see sama, et koheselt, kui tuli see raport välja, siis nagu ma mainisin, Matif langes, eks ole, et kui vaadata nüüd tehnilist pilti, siis ka analüütikud näevad, et noh, kui vahepeal siin juba vaatasime, et noh, kauplemine seisis, et hind juba hakkas puudutama siin 192 tahtis puudutada, siis nüüd langesime tagasi, et nüüd ma ütleks, et ja olen nõus analüütikudega, et tegelikult me liigume nüüd mõnda aega siin külgsuunaliselt, et võib-olla natukene alla, siis jälle võib-olla mõned eurod ülesse, aga üldjuhul ei ole täna tõesti hinnatõusuks põhjust, kui just midagi ei juhtu, eks ole. Juhtu, ükskõik, kas ta on siis nii-öelda saakide poole pealt või põldude peal või siis geopoliitiliselt. No just, jah. Ja noh, ütleme, et kui me näiteks graafikult on ka siin väga hästi näha, et me olemegi nüüd, ütleme, suur langus on tulnud alla, eks ole, siis on väiksed siksakid, nii et täna ikkagi 190 tase Matifist on ikkagi pigem kõrge tase. Ja praegu me liigumegi siis seal nii-öelda allpool seda taset. Jah, napilt alla ja kui me vaatame nagu uut saaki, no ma ei tea, uus saak on enam-vähem. No uue saagi, ütleme siis teraviljahinnad on suht sama kandis, muidugi Matif on madalam, aga noh, ütleme siis ei ole sealt täna näha mingit tuge otseselt. Aga ma arvan, et eks see uus saak ootabki nüüd seda kevadet ikkagi, või õigemini, mida rohkem me kevade poole lähme, seda rohkem me seda ilmaturgu nii-öelda siis hakkame nägema just uue saagi võtmes. Aga kindlasti mõjutab see suure tõenäosusega vanat veel. Ja, no arvestades ka ikkagi sellist geopoliitilist pilti ja nüüd see ilm siia juurde, et noh, tuleb seda kindlasti jälgida, et kui me ajalooliselt vaatame, siis ka tegelikult just selline veebruar, märts, aprill on need sellised võtmekuud tegelikult, kus võib midagi juhtuda. Just. Ja no, kui me tegelikult siia juurde võtame selle geopoliitika ja tegelikult sa ütlesid ka, et kauplemine käib dollarites, et siis ei saa me ilma dollarita ja me peame vaatama siis ka kurssi. No, pärast tuleme selle juurde, mul on eraldi graafik selles osas, et pärast vaatame selle graafikut. Ma enne tahtsin ära mainida tegelikult nüüd maisi. Et see on väga oluline, mis puudutab ka nisu, et kui nisust enne rääkisime, siis mais nüüd raputas tegelikult turgu kõvasti. Et kui me rääkisime, et nisusaaki tõsteti, siis maisi tegelikult veel hoopis rohkem muudeti nii-öelda saagikust ja mis muidugi üllatas eelkõige USA. USA on kõige suurem maisitootja ja seal nüüd ikkagi see saak õnnestus ja kui vaadata, kui palju seda saagikust tõsteti ja hektareid ka rohkem, nii et kogu pildis tegelikult, kui vaadata, kui palju USA-st nagu tuleb rohkem nisu võrreldes eelmise aastaga kuskil 54 miljonit tonni. See on ikka väga suur kogus. Ja see on siis kõik eelkõige seal teisel pool Atlandit. Euroopa nisu on Euroopa maisi kogus ja kuskil selline 57 miljonit tonni, et eelmise aastaga võrreldes siis kuskil selline paar miljonit tonni vähem, kuid jälle vastupidiselt Ukraina sealt jälle tuleb see pluss 2 miljonit tonni tagasi, nii et kui me vaatame jälle siin meie Euroopa kanti, siis maisi on vähem võrreldes eelmise aastaga kokku, kuid USA pool ja kogu see Ameerika pool lihtsalt on niivõrd kõva saak, et seal lihtsalt suured laojäägid, suur saak, nii et see kindlasti mõjutab ka Ameerika nisuhinda ja sealtpoolt nagu nisu liikumist ka ja seda me nägime tegelikult ka graafikult, et kui jälle tuli raport välja, siis järsk langus tekkis koheselt siis maisi futuuridel USA börsil ja Chicago oli põhimõtteliselt langes kohe nagu tõin ka siia välja graafikule, et väga selge langus.
nii et ütleme, et maisi hind, kui ta vahepeal ka siin nagu siksakitas, nüüd see uudis tõi nagu uuesti langusse. Aga vaataks teravilja kõrvale ka siis soja, et kuidas siis soja uudised olid, et kas sojaga nii-öelda seise ka muudeti või kuidas seal on? No kui võrrelda nüüd nisu ja maisiga, siis võib-olla kõige rahulikum oli siis sojapilt. Iseenesest samamoodi tegelikult kaup on palju. Lõuna-Ameerika õnnestus ka sellel aastal suurepäraselt ja USA raport tõstis ka tegelikult Brasiilia toodangut, mida oli tegelikult ka teada, aga nüüd on ka ametlikes numbritesse olemas jälle 3 miljoni tonni võrra. Nii et igal juhul kogu globaalselt, kui vaadata seda toorainete nii-öelda kompleksi, siis tuleb ka soja rohkem ja laoseisud ka igal juhul selle hooaja lõpuks ka suurenevad. Et muidugi, mis soja puhul on selge, et üks on sojauba ja nüüd siia kõrvale ma teen siis sojajahu hinna liikumise. Sojajahu kasutab siis Eesti ja me ise impordime ka siis soja nii-öelda Brasiiliast ja Argentiinast siia Eestisse. Ja kui vahepeal läks siin seoses nii-öelda Hiina ja USA siis nende, ütleme siis sojaubade treidimise, kauplemise, läbirääkimisteks, siis kiiresti läks soja hind ülesse, kuid nüüd on taastunud, sest tegelikult ega sellest suurest läbirääkimiste voorust midagi suurt ka välja ei tulnud. Nii et siin mõned laevad küll liikusid, kuid me näeme graafikult väga selgelt, et sojajahu hind on nagu alla tulnud ja tegelikult seda me näeme ka oma Muugasadama hindades, et kui vahepeal juba hinnatasemed olid seal 400 euro kandis, siis täna me oleme jälle siin 360, nüüd vahepeal jälle väike hüpe üles, sellest ka kohe räägime, kuid iseenesest on, võime öelda, natukene taastunud või tegelikult päris palju taastunud hind, et me ei ole küll veel jõudnud sinna päris madalamatele tasemetele, mis meil siin mõned kuud tagasi olid, kuid iseenesest me näeme, et soja on iseenesest ka praegu juba sellest langustrendis. Aga muidugi geopoliitiliselt praegu väga palju mõjutajaid just nimelt soja osas. Aga kuidas fondid sellele reageerinud on? Ma mõtlen ka seda, et mis siis teravilja poole peal on toimunud ja ka soja osas? Tegelikult on niimoodi, et juba enne seda USA raportit kõik fondid nii-öelda on, ütleme siis, panustanud langusele, et on, ütleme siis, rekordiliselt shortist, nad on müünud hästi palju futuure ja panustanud selle peale, et futuurid siis langevad ja sealt siis võtta seda kasumit ja praegu on samamoodi, et mingit väga suurt liikumist ei ole. Nad on müünud nisufutuure maksimaalselt, tõesti rekordiliselt on Chicagos futuure müünud ja samamoodi siis nii maisi kui soja osas. Nii et pilt on tehniliselt vaadates puhtalt ainult nii-öelda futuuride lõikes on ikkagi langus. Kui palju see mõjutab nagu meie füüsilist hinda on nüüd teine küsimus, eks ole, et kui palju füüsiliselt kaupa välja liigub, kui palju müüakse, eks ole, ja milliste hindadega nagu treiditakse, need on nagu kaks eraldi maailma ja muidugi füüsiline hind, vaata nüüd võime tulla siia siis dollari juurde siia, ma panin jälle siia slaidi meile ette, et täna me oleme ka, võime öelda siis, on turg natuke ka stabiliseerunud, et kui me siin vahepeal rääkisime, et dollar kogu aeg nõrgenes, siis just nimelt nende geopoliitiliste ürituste ja sündmuste taustal siis on tegelikult USA dollar tugevnenud ja täna ütleme, liigume siis tehnilises vahes 1.14, 1.18, täna vist on tase kuskil 1.16 vist oli 16. Siin viimati, jah. Ja see ka muidugi loomulikult mõjutab koheselt meie hinda, et see on meile tegelikult, kui me nisu ekspordime, nagu hea. Nisu puhul on see hea, soja puhul on see muidugi vastupidiselt mitte nii hea. Aga kui põllumees tahab arvestada, see ega sisuliselt olenevalt küll hinnast on ja kui me räägime, hinnad on seal 190 juures on ju, siis iga selline 0,01 tähendab sisuliselt 2 eurot. Nii et saate ise ka jälgida, et mida siis tähendab, kui dollar läheb tugevamaks või nõrgemaks. Ja ütleme nii, et kui me jälle mõtleme sellist suurt pilti, siis mis toimub ju tegelikult USAs keskpanga juhi osas käib ju väga palju sellist juttu, et tahaks jõuga ära vahetada, et mis see siis tähendab tegelikult dollari kursile, et tahetakse ju seda dollarit tugevdada, nii et kui me vahepeal olime tehniliselt, seda peab ütlema, et kui me vahepeal siin rääkisime, et dollar võib ikkagi kukkuda sinna, see kurss võib minna siin 1.120, eks ole. Isegi rohkem. Isegi kohati 1.110
126 isegi, mõned siin prognoosisid, siis täna on nüüd natukene vastupidine pilt. Nii et see toetab ka vilja hinda, mis on väga oluline meile endale ka siin. No ütleme nii, et hea, et mõned uudised ikka head ka on. Ja, et kui midagi, siis siit vähemalt ühte teist võime välja lugeda. Nii, ja siis rapsi graafiku võtsin ka, et kuidas siis kogu selles virvaris raps on liikunud. Vahepeal me olime päris heal tasemel ja siis liikusime väga järsku alla. See oli kindlasti mõjutatud jälle nii-öelda globaalsetest uudistest ja kord siis raps nii-öelda jälgib nafta hinda, kord mitte ja sinna väga järsk langus, nagu olen siia graafikule ära ka toonud, oligi siis seotud ka globaalsetest liikumistest ja täna me oleme natukene taastunud, aga ikkagi peab ütlema, et kuna rapsi nõudlus on tegelikult ikkagi vähenenud, siis kui me vaatame Matifi tasemet tehniliselt ikkagi liigume seal 440-480 vahel vanast saagist ja kui Matif on kuskil seal 475-480, et siis tasuks tegelikult ikkagi raps ära müüa, kelle veel siis müümata on. Jah, et kellel on tõesti, et ega nad muidugi väga palju ei ole, raps tavaliselt on üks esimesi, mida ära müüakse. Ja uus saak muidugi on, kuidas uut saaki näed praegu hetkel? No sa mõtled rapsi osas? Jah. No rapsi osas on niimoodi, et uus saak on ikkagi madalam, mis näitab ikkagi seda ootust, et rapsi võiks olla piisavalt, aga seda me täpsemalt ju ei tea ja teadupärast, kui me vaatame ka põllumeeste varasemate aastate fikseerimisi, siis ega enne kevadet väga palju Eesti põllumees ei julge rapsi fikseerida, kuna me ei tea, mis sealt nii-öelda lumevaiba all tuleb välja. Raske öelda, kui ikkagi kindel olla, et raps tulemas on, siis mine tea, midagi võiks isegi võib-olla fikseerida, aga see on igaühe enda siis selline nii-öelda teadmine, et kui kindel ta enda rapsi sellises saagikuses on. Ja, et kui ma vaatan ka, et kuidas uue saagi Matif on, siis on ka tegelikult seal ka hinnastatakse oma 10 eurot madalamat tegelikult. Just. Kui Matifiga võrreldes just. Aga ütleme, teraviljade osas on ka muidugi raske öelda, mida siis peaks nagu tegema, aga suures pildis saame seda siis pärast võib-olla, kui põllumeestoosist räägime, me saame seda natuke arutada. Rapsi osas veel tegelikult on küll üks väga oluline detail, mis läbi tuli, et kui me võtame nüüd oma Baltikumi siin, siis tegelikult Leedu on väga suur rapsikasvataja. Et enam-vähem kuskil sinna 1 miljon tonni sealt ühel või teisel aastal tuleb, kuid sellel aastal üllatuslikult nüüd on info selline, et on külvatud vähem talirapsi, et mis oli tegelikult kõigile turuosalistele üllatav ja kuskil sinna 16% vähem, et see tähendab kuskil 50 000 hektarit. See on ikka päris suur kogus, mida vähem tuli. Just nimelt, et kui see panna ikkagi tonnidesse, siis see on praegu nagu eelduslikult peaks siis tulema nagu talirapsi vähem, et võib-olla siis suvirapsi külvatakse rohkem, ei oska öelda. Ja muidugi Leedust veel, et ka, et sinne varased andmed näitavad, et ka talinisu näiteks külvati kuskil 3% vähem kui eelmisel aastal. Nii et see 26 ka Leedu pildis, Leedu on kõige suurem ikkagi tootja meil siin Baltikumis, et selline väga oluline infokild siin meie kandist. Ja, see on selline päris huvitav. Aga ilma poole pealt, kuidas meil hetkel on nii-öelda info, et kas ilma osas peab ka midagi täna pelgama või mitte? Väljas meil endal on külm ja kui me vaatame, et igal pool on tegelikult siis külmakraadid, et kui võtta nagu sellised kõige olulisemad piirkonnad, siis panin jälle siia 3 pilti ette, et kõigepealt Musta mere piirkond ja Venemaa, et ka seal on tegelikult külmalaine ja nüüd on kõige olulisem, üks on külmakraadid, teine oluline punkt on siis lumi, eks ole. Ja Venemaal on niimoodi, et üldjuhul on kaetus olemas, lihtsalt lõuna pool on nüüd võib-olla sinna õhem kiht. Praegu veel turg ei spekuleeri, ei karda. Euroopas samamoodi meil on külm, aga tegelikult on lumi nagu olemas, nii et turg hetkel ei hinnasta ega paanissa selle ümber. Kolmas pilt on mul siin Argentiina, et seda ka tegelikult turg jälgib, et nisu sai seal nüüd koristatud, aga nüüd külvatakse seal siis maisi ja soja nagu uut saaki ja hetkel ka ilm on okei. Nii et võime öelda praegu, et hetkel paanikaks põhjust ei ole, ilma osas vähemalt. Et sealt nagu toetust, mida me siin võib-olla siis ootame lähikuudel, et äkki kuskil midagi siis sellist keerab, mis viib turud nagu tõusu, et hetkel rahulik. Neid uudiseid peame siis veel nii-öelda ootama? No ma arvan, iga saade me kindlasti seda monitoorime ja kui mingid uudiseid tuleb, siis kindlasti ka läbi oma inimeste põllumeestele seda jagame, et kui mingi selline uudis tuleb, mis viib nagu turu üles.
no jah, ja seda tegelikult me ka Põllumees Tootsi osas ju jälgime tegelikult, et me ootame ise ka, et need nii-öelda, mis muutused on ja mis tasemed on, et praegusel hetkel, kui me vaatame natuke varasemat aega, siis meil on nüüd Põllumees Tootsiga 2 aastat on nii-öelda möödunud ja ma võtsin siin sellise nii-öelda keskmise saagikuse vähemalt talinisu puhul ja see oli 6,2 ja sellega oleks tegelikult, kui vaadata eelmise aasta, siis sellist nii-öelda kulu põllu peal, mis ta ei tehtud, oleks oma hind circa 170 €, nii et tegelikult päris kõrge on see oma hind ja kui see saagikus on selline 6 tonni ligi. Nii et ütleme niimoodi, et päris riskantne. Praegu küll tegelikult uue saagi nii-öelda söödanisu hind on tarnituna 175 kuskil, nii et ongi seal tegelikult üsna oma hinna lähedal, nii et ei kutsu just ühest küljest kindlasti väga fikseerima, aga ma ise arvan ikkagi seda, et kui nüüd siin mingisugused hüpped tulevad ja see söödavilja hind võiks sadamas ikkagi seal 180+ minna, et siis tegelikult võiks küll midagi nii-öelda siis fikseerima hakata Põllumees Tootsi osas ka. Ja ma olen 100% nõus, et ütleme, et 185 kindlasti ja kui 190 peal, siis tuleb ka ikka võib-olla päris korralik protsent panna. Muidugi oleneb, mis siis tol momendil, mis uudised muidugi on ja kuidas meil endal ka põllupilt on, aga tuleb kõrgemalt panna küll, nagu me rääkisime, et sõidame suure saagiga uude hooaega sisse, eks ole, ja hinnad on nagu nad on. Ja, aga seda tegelikult on, kui me räägime oma hinnast, siis tegelikult käib täna päris suur arutelu, et mida üldse külvata siin ka kevadel, just suviviljade osas. Räägitakse siin odrast, kuna odra hind just võrreldes söödanisuga on hea ja ka muudest erinevatest kultuuridest, ehk põllumehed otsivad mingit alternatiivi ja põhjus reeglina on just see, et see oma hind ei kalkuleeri tänasel hetkel. Ja me tegelikult oleme sinuga ka arutanud seda, et aga mida siis nagu teha, et üks asi, mida teha on võib-olla see, et küsimus on, mis kvaliteeti põllumees siiamaani näiteks nisu puhul on siis ikkagi taotlenud, on ju. Et kui rihitakse sellist võib-olla kõrgemat toitu, et kui mõttekas see on ja kui nüüd ei rihi seda, et mis see siis kulude poole peal tähendab, et kas ja kui palju sealt annab nagu odavamalt teha. Et need on võib-olla need mõttekohad, aga seda väga raske on nii-öelda võtta siis ühe Tamboviga terve turu kohta. Ja, et tegelikult ma olen ka siin varem konverentsidel samad sõnumid tegelikult rääkinud, et kui kõik toodavad toidunisu, siis mille hind tõuseb, on söödanisu. Et võrreldes nagu siis toidunisu hinnaga. Ja võib-olla, kui on meil siin rasked aastad olnud, et võib-olla ei pea kohe nagu minema seda esimese kategooria nisu sealt taotlema, et me teeme suured kulud, me ei tea, kuidas ilm on, me ei tea, milliseks meil see aasta nagu saab olema, eks ole, et see aasta näitas, et need ilmastikuriskid on lihtsalt niivõrd suured. Et võib-olla mingi osa tasub ikka täiesti juba teadlikult minna nii-öelda odavamalt ja minnagi seda söödanisu tegema nagu. Jah, eks seal omad küsimused, et mis see on siis, mida sa saad vähem teha niimoodi, et sa ei kaota võib-olla saagikuses ja muus mõttes just haiguse tõrjed ja kõik muud sellised asjad, et see on väga selline terav koht, mida vaadata, aga see on ka see koht, kus võib väga nii-öelda ka alt minna, et seal tuleb ettevaatlikult toimetada, aga ma usun, et meie nõustajad ja meie haldurid on piisavalt teadlikud, et oskavad teile soovitada, milline lahendus põllu peale siis sobiks. Jah, ega mees peab ikkagi Excelisse panema oma numbrid, aga ikkagi tahaks öelda, et kui on võimalus nagu saada kasumit rohkem või siis vähem kahjumit. Söödanisust, miks siis karta tõesti tootagi seda söödanisu mingis osas, et vajadus tegelikult Euroopas, meil ka Eestis on söödavilja ju vastu nagu olemas, et see turg on seal olemas. Jah, ja söödavilja ekspordil, kui me räägime nisust ja kodrast, ei ole ju probleemi suures pildis. No just, jah. Nii et kahju oleks teha nagu kulutused toiduviljale ja pärast siis kuritada söödanisu on tegelikult see sõnum. Ja selleks korraks ka lõpetame. Kohtumiseni järgmisel korral. Kohtumiseni!